Tallinna Puuma peatreener Aivar Tiidus. 5. voor selja taga, kahjuks tuli jälle tunnistada vastaste paremust teil. Kuidas Puuma mängu täna hindate? Noh, mäng on veel krobeline, et selles suhtes, ütleme, Rakvere kodumeeskond näitas küllaltki head organiseeritust esimesel poolel ja suutis ikkagi paremuse maksma panna ja teine poolega oli juba selline. Ütleme, mõlemad meeskonnad tegid küllaltki palju vahetusi ja andsid juba noorematele mängu kogemust ja nii, et esimene poolega otsustas jälle järjekordselt. Mille taha praegu esimestes voorudes Puuma mäng on jäänud, et meeskond paistab, on sellist noort verd on suhteliselt palju, samas võib-olla siis teineteise mõistmine selle vanema ja noorema põlvkonna vahel ja selline sisekliima ei ole kõige parem. No jah, eks see on alati niimoodi, et kui sa hakkad midagi uut looma, et siis tekivad sellised, ütleme, väiksed nüansid, millega tihtilugu noored ja vanad ei leia ühist keelt ja et praegu käib otsing alles ja ei ole veel selline koosseis pole veel välja kujunenud ja ütleme, lähiajal peaks ikkagi see mäng, ma loodan vähemalt muutuma ja tulemused peaksid ikkagi minema paremaks. No hooajaks on kindlasti ka mingid eesmärgid seatud, kuidas Puumal? Eelkõige ikkagi mänguline pilt eelkõige, kui sa suudad selle mängulise tasakaalu leida juba nii ründefaasis kui ka kaitsefaasis, siis ilmselt ka hakkavad tulemused paremaks minema. Aga tänu teile ja soovime edu jätkuvaks hooajaks. Ja tänu Rakverele ja edu neile ka. Aitäh! Reijo Kuusik, kas tänase võiduga sai nüüd Tarvas oma mängu paisu tagant välja? Ei tea, kas paisu tagant välja, aga kõige tähtsam, et me need 3 punkti lõpuks võtsime. Et võib-olla saime nüüd kaane maha ja hakkab neid võite ka rohkem tulema. Aga mängupildiga päris rahule ei saa kindlasti jääda. Ilmselt oli realiseerimise osas väikeseid vajakajäämisi, eriti teisel poolel, momente oli ju palju. Jah, esimene poolega oli selline kinnisem, et Puuma suutis oma liinid hästi koos hoida ja meil oli väga raske sealt läbi suruda, kuigi 2 väravat suutsime lüüa. Aga teisel poolel oli mäng palju avatum ja ruumi oli palju rohkem ja võimalusi tekkis ka palju rohkem. Aga mida lihtsamad võimalused, seda raskem oli ära lüüa. Mängu eel oli juttu ja mainisid, et tahad noorematele meestele ka minuteid leida. Loetud minutid nad said, kuidas nendega rahule jäid? Eks iga mänguga ja iga trenniga, mis nad ennast tõestavad, seda rohkem nad minuteid saavad.
et kui trenni ei tehta, siis minuteid ka ei teeni, aga need, kes trenni teevad, need ka teenivad mängus minuteid ja mida aeg edasi, mida rohkem nad kogemusi saavad, seda rohkem kindlasti saavad ka aega ja sinna poole me peame liikuma, et noortele aina rohkem mänguaega anda. Kohtumine on lõppenud, rohkem arvad võttis Panude hoola esimesed võidupunktid. Äkkides on üks Tallinna FC Puuma ja töö võitlustab Tarva hetkeseisuga siis tabeli kesklasest 5. positsioonile.